Talu, see eestlastele juba muinasajast omaseks saanud olemise viis. Talu kui kindlus, mis andis varju, kaitses ja toitis. Talu kui orja ja kättesaamatuna seisev unistus, millestki päriselt omast. Piiritu soov olla ise peremees. Talu, see on higi ja konte murdva tööga vabaks lunastatud ning põlvest põlve auga edasi pärandatud varandus. Inimesed sündisid ja surid. Talu ja selle nimi jäid. Ning talu kui totalitaarse ühiskonna verivaenlane, mis tuli hävitada nii maalt kui mälust. Sest siit võrsunud iseolev mõttelaad ja tööstiil ei sobinud vennalike rahvaste vennalikku perre. Ning siis tänase taaselustuva Eesti Vabariigi talu, lootused ning karm tegelikkus, rõõm ja mure, siiski tiivustamas vastutus esivanemate pärandi eest. Eelneva jutu suudab kirjanik Mats Straat mahutada ainsasse lausesse. Eesti talud on puust ja valust. Igal Eesti talul on oma ajalugu. Neid, kes on võtnud vaevaks oma talu ja suguvõsa lugu uurida, peaks tänaseks olema juba piisavalt palju. Siiski on vaid üks talu oma originaalsuse ja saatuse keerdkäikude läbi saanud tuntuks mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool selle piire. See on Läänemaalt Kullamaa kihelkonnast Eesti Vabaõhumuuseumisse üle toodud Sassi Jaani talu. Juhtudes Kullamaa kanti ja pärides seal üht-teist Sassi Jaani talu kohta, võite olla päris kindel, et te leiate vähemalt paar vanameest, kes räägivad teile Sassi Jaani võimsusest, tema sünniloost ja tema rajajast Sassi Suur-Jürist. Suure Jüri nimeline mees olevat elanud üle 200 aastat tagasi ning tema hiigeljõust räägitakse tänini legende. Nii olevat ta rehealuse värava juurpuude all paiknevad veskikivid 5 kilomeetrit eemalt silla või päriveskist oma seljas kohale tarinud. Maja ehitamise aegu polnud Jüri maja asendit esiküllega lõunas kõige täpsemini valinud ning viga märgates rakendanud 2 paari härgi maja ette ja asunud seda õigeks tõmbama. Üks nurk tulnud küll järgi, ent teine jäänud paigale ja nii näitab maja senini keskelt natukene murdumise jälgi. Jüri olevat ehitanud maja kuskil 1780. aasta paiku ja dendrokronoloogilise meetodiga uurides saadi ehitamisaastaks koguni 1766. Ent hiljuti arhiive uurides tuli välja, et Sassi Jaanid mainitakse siiski esmakordselt alles aastal 1811. Nimelt on sellel aastal Sassi Jüri nimeline mees pärast oma isa surma pärimisõigusest ilma jäädes löönud lahku oma vanaisa Sassi Mardi talust ja rajanud omaette uue hilisema Sassi Jaani talu. Olles 19-aastane ja ehitanud sellise maja ning pidades suurt talu koos oma 2 alaealise venna, ema ja õega, pidi see mees olema suur mitte üksnes jõu poolest, vaid ka hinge ja vaimu poolest. Suur Jüri suri aastal 1856 ja pärandas oma talu ainukesele pojale Jaanile, kes andis ka talule nime Sassi Jaani. Jaan jäi lastetuks ja nii tuli aastal 1875 Luiste külast Jüri Laaman, kes 3 aastat hiljem ostis talu 2000 hõberubla eest päriseks. Jüri pärandas suure üle 50 tiinuse karjatalu oma vanemale pojale Kustas Laamanile, kes abiellus aastal 1907 kunstnik Ants Laikmaa õetütre
Mai-Linda Tulminiga. Pärast 1,5 aastat viimase poja sündi viis esimene maailmasõda pereisa 4 aastaks kodunt eemale ja kogu suur majapidamine jäi 2 väikest last kasvatava Mai-Linda Laamani õlule. Pärast sõda jõudsid uuendused ajapikku ka Sassiaanile. Maja saab endale uue ahju ja korstna, kraavitatakse maad ja parandatakse põldu. Ent kordub otse kui tõesti õigusest võetud lugu. Läbi raskuste kooliharidust saanud perepojad ei soovi enam tallu tagasi pöörduda. Ning nii võtabki 1940. aastal talu rendile August Teederov oma perega, kes peab seda kohta kuni 1959. aastani. Neisse 19. aastasse jääb 3 võimuvahetust, küüditamishirmus ööd metsas, pereisa pooleaastane metsavenna elu, NKVD üksuse haarang, rüüstamine, ülekuulamised, lõpuks veel kolhoosivalud. Vintsutustest hoolimata jõuab August Teederov Sassiaanil teha palju. Ta toob siia ligi 30 messitaru, viib õunapuude arvu 100-ni, lisaks kõigile on osav jahimees ja tuntud pillimees. Ent aeg vajutab päevi näinud maja üha enam ja enam maadligi ning 1960. aastal küllap õnneliku lahendusena sünnib Sassiaani uuesti uuele elule, nüüd juba Vabaõhumuuseumis. See oli Sassiaani talu kohapealne elulugu, mis laiemale üldsusele seni teadmata olnud. On ju kogu Sassiaani aule ja kuulsusele aluse pannud ikkagi legendaarne Jüri. Tema jõud, osavus ja praktiline meel lõid ühe Eesti taluarhitektuuri kordumatutest imedest, Sassiaani rehemaja. Selle ainulaadset ehitusviisi märkas Ants Laikmaa kunstniku silmgi. Juba 1920. aastal tegi ta ettepaneku viia Sassiaani rehemaja üle Kadriorgu. Tookord see kunstniku rahvapalgustuslik idee siiski ei teostunud. Rehemaja oli veel pikki aastaid sealsele taluperele peavarjuks. Sassiaani talu on kahtlemata Vabaõhumuuseumi sümbol, tema süda, tema algus. Aga kui päris algusest rääkida, siis peaksime küll tagasi minema üsna mitu aastakümmet sellesse aega, kui Vabaõhumuuseumi mõte, tema loomise mõte alles keerles Kultuuriministeeriumis, Vabariigi valitsuses, kas seda ikkagi luua ja millisena teda luua. Aga oli vaja tõsiselt veenda nii valitsust kui igasugusi teisi ametnikke, et tõesti Eestis on taolist Vabaõhumuuseumit tarvis. Ja see ei olnud tol ajal mitte sugugi kerge. See aeg, ma mõtlen siin aastat 56, 7, 8, kus ei tahetud kuuldagi rahvuslikust kultuurist, rääkimata rahvuslikust arhitektuurist, tema säilitamisest. Kuid tol ajal oli tulnud Siberimaalt Eestisse üks mees, tema nimi on Karl Tihase, kes Novosibirskis saades oma kõrghariduse tuli siia Eestisse ja hakkas väga tõsiselt tegelema Eesti talurahva arhitektuuri ajaloo uurimisega. Ja teda toetasid meie siinsed kohalikud etnograafid, arhitektuuri ajaloolased. Ja tänu sellele mehele, kes tuli nii-öelda puhta lehena kaugelt Venemaalt ja suutis veenda siinseid ametnikke, et sellise muuseumi rajamine on vajalik. Mina leidsin tema 1949. aastal, kui ma reisisin mööda Eestit, otsides materjali Eesti talurahva kunsti kohta. See oli minu, ütleme, teaduslik töö teemaks. Siis 49. aastal ma käisin jalgrattaga, aga jalgrattaga oli parem kui masinaga, sellepärast, et sai igasse urkase juurde. Ja kui ma sattusin Sassiaani talusse, siis mul oli nii hea meel nagu ohvitseri naisel, kes sattub siidikleitude ja pärlide poodi ja ei tea, mis nüüd edasi teha. Ma olin seal 2 ööd päeva, mõõtsin teda, fotografeerisin, akvarellisin ja nii edasi.
Ja siis tekkiski mõte selline, et kuidas see talu ja rehielamus saaks üle tuua Tallinnasse. Ja esimesena me läksimegi koos Vabaõhumuuseumi tolleaegse direktori Olympi Korsikoviga ja teadusliku restaureerimise töökoja arhitekti Allikuga Läänemaale Sassiani talu üles mõõdistama, fikseerima ja tema ületoomise metoodikat paika panema. See oli 59. aasta maikuu keskpaik, tauline ilus ilm nagu tänagi siin. Ja tol ajal muidugi Sassiani sealses olekus, ta oli küllaltki lagunevas seisus, ei äratanudki sellist võimsat tähelepanu, võimsat muljet, nii nagu ta praegu siin muuseumis näha on, sellepärast, et tema õiged proportsioonid on siin nüüd olemas. Ja te võite näha ja vaadata seda haruldast proportsioonide mängu siin selle rehielama juures, kus hoone välissein moodustab üldkõrgusest vaid ainult 1/4. 3/4 sellest on võimas rookatus. Ja rookatus tol ajal oli üks haruldane avastus kõikide taluarhitektuuri, taluehitiste juures just seetõttu, et suvel ta hoidis ruumides parajat jahedust, talvel aga hoidis ruumides soojust. Ja siin Vabaõhumuuseumis te võite näha kõikide hoonete juures seda talupoja tarkust, mis omal ajal juba avastati ja mida kõikide hoonete juures ka kasutati. Hoone või selle rehielamu lahtivõtmisel muidugi ilmnes üks väga kurb tõsiasi, et suurem osa palkidest, eriti ülemised palgikorrad olid juba niivõrd pehastunud, et kui katus sai pealt ära, siis tuul puhus ausalt öelda nii sõna otseses mõttes osa palke ära, tähendab ainult väline kest jäi alles, aga seest läks kõik lendu. Ja seetõttu meil tuli muidugi juba algusest peale muretseda selle eest, et leida Eestis sellist taolise jemedusega materjali, et restaureerida ja kopeerida täpselt neid palke, mis Sassiani talus leidusid. Ja selleks me läksime eraldi Ruila metskonda, kus metskonnas me valisime välja juba kasvavad puud, arvestades siis seda pikkust, tähendab siin osa palke olid väga pikad, siin kuni 18 meetrit pikad ja nende jämedus ulatus üle poole meetri. Nii et see oli tõesti omaette teaduslik töö, mida etnograafid väga täpselt ka nõudsid, et peab olema vastava jämedusega palkidest ka asendatud siis need palgid, mis hävisid. Muuseum alustas 3 taluga ja igal talul nendest oli oma ülesanne näidata erineva paikkonna ja erineva ajastu talupoja kõige argipäevasemat olustikku. Sellest ajast on vähe tunnistajaid ja nii ka muuseum pidi oma esimese ekspositsiooni tegemisel kasutama Eesti Rahva Muuseumi kogude abi. Ma ei saa siin ütlemata jätta seda mõtet, et sellel Sassiani talul on olnud küll oma väga eriline saatus. Ei ole vist Eestis tõesti teist sellist talu, mille väravast oleks sisse ja välja käinud nii suur inimhulk ja nii paljudest maakera eri piirkondadest. Muuseumil Sassiani oli selleks taluks, mis näitas Läänemaa 18. sajandi lõpu, 19. sajandi alguse pärisorise talupoja kõige tavalisemat elu. Sajandite praktika andis rehemaja igale ruumile oma kindla funktsiooni ja kindlad elutavad omakorda määrasid väga täpselt iga ruumiosa sisustuse. Rehemaja keskseks ruumiks oli mahukas ja kõrge rehetuba, mis Sassiani rajamise ajal oli ainukeseks köötavaks ruumiks. Kõrval olev maapõrandaga kamber oli rohkem panipaik ja ainult suvine magamiskoht. Tubase elu keskpunkt oli reheahi. Suur paes suitsuahi, kerisekivide kohal paelahmakas sädemete kaitseks. Ahjus küpsetati suure pere leib, ahju ees lahtisel koldel keedeti süüa. Teine tähtsam rehetoa osa oli see, kus asus pere söögilaud pikkade pinkidega. Selleaegne sisustus oli äärmiselt lihtne ja praktiline. Sõna mööbel oli talurahva maja sisseseade tähenduses täiesti tundmatu
ja oma lihtsat sisustust nimetas talurahvas ise asjad, toavärk või majakraam. Vanad lauad olid kitsad ja see oli tingitud jälle väga praktilisest vajadusest. Söödi ju ühisest kausist, laual oli nii-öelda üks toidurida ja see pidi olema kõigile ühteviisi kättesaadav. Seesama rehetuba sai täiesti uue näo pulmade ajal, kui püüti igati pimedat ja tumedate seintega ruumi valgemaks ja rõõmsamaks muuta. Peale põhjalikku puhastust kinnitati pidulaua taha seintele, aga ka parte alla kangaid või pirrumatte, mida siis omakorda kaunistati värviliste laastude, munakoorte või suvisel ajal pidude puhul ka roheliste kimbukestega. Kangaid kasutati ruumikaunistusel väga sageli just Läänemaal. Kui Sassiaani parte all oli see elu olnud juba ligi 10 aastat, siis otsustasid muuseumi töötajad, et nad näitavad ka talupoja pidusemat poolt. Ja nii seatigi Sassiaani rehetuppa pulma interjöör. See oli talurahva kõige kesksem, kõige tähtsam, kõige suurem sündmus. Ja nüüd taasavatud Sassiaanil otsustasid muuseumi töötajad jällegi näidata just talurahva kõige pidusemat elu. Sassiaani oli valmis. Näis, et need iidsed palgid olid leidnud endale uue, turvalise kodu. Imetlejaid käis lähedalt ja kaugelt. Talu kuulsus levis ka tänu selle õuel toimuvate rahvakunstiansambli Leigarid värvikatele esinemistele. Rääkides Vabaõhumuuseumist, mõeldi Sassiaani. Rääkides Sassiaanist, mõeldi Vabaõhumuuseumi. Vabaõhumuuseumi tähtsust Eesti ajaloo ilmeka ja igale inimesele arusaadava tutvustajana ei saanud alahinnata. Siin oli kõik sõna otseses mõttes puust ette tehtud. Ka tolle aja ideoloogia punane võõb ei suutnud ajaloolist tõde lõplikult varjutada. Muuseum võis areneda, sest sellise tähtsa turismiobjekti vahendusel avanes soodne võimalus demonstreerida kogu maailmale sotsialismi hoolitsust rahvuskultuuri eest. Aprillil 1984. aastal kell 21.40 seiskus Eesti Vabaõhumuuseumi süda. Kuritahtlikult süüdati Sassiaani rehemaja. Süttis ka ait. Päästetööd ei andnud tulemusi. Koos hoonetega hävis 108 etnograafilist eset. Esimene hetk ja see tulemöll siin öise metsa taustal, siis minul oli tunne, et see on kas filmivõtted või vabaõhulavastus. See on muidugi ääretult rumal mõte. Mõistus tõrkus küll seda asja reaalsusena vastu võtmast. Peale tulekahju oli siin üks suur põlenud palkide rusu, segi pööratud õu, segi pööratud teed ja muidugi tehti korraldus 6 päevaga, praktiliselt nädala ajaga tuleb siin kõik need põlemise jäljed likvideerida, nii et ei oleks arusaadavgi külastajale, et siin õieti midagi on olnud. Muidugi selle lühikese ajaga oli raske midagi
tarka ära teha. Kiiresti veeti palgid, põlenud palgid minema, lammutati siin alusmüürid ja rehetoahi, millest on eriti kahju. See oli veel terve ja see oleks võinudki järgi jääda. Planeeriti õu ja külvati muru, sellega kogu lugu lõppes siin. Arutelud kestsid aga Vabariigi valitsuses ja Kultuuriministeeriumis, et mida ette võtta. Ja muidugi otsused olid väga ilusad ja ka palju tõotavad, sellepärast ka vastavat rahad esialgu nähti ette. Programmis oli nii Sassiani talu kõikide hoonete, põlenud hoonete taastamine, tagasitegimine, nii nagu nad olid enne tulekahju. Samuti telefoni sidesüsteemi väljaehitamine, tuletõrje veevarustuse väljaehitamine, piirdeaia, kapitaalse piirdeaia ehitamine ja mitmeid teisigi selliseid ülesandeid, mis võeti kokku ja pandi ühte suurte vägevasse protokolli. Paraku aga selle protokolli ja nende ilusate otsuste realiseerimisel jäeti Vabaõhumuuseum täiesti oma pead. Käesoleva aasta jaanikuus sai lõppeks ometigi see köis Vabaõhumuuseumi kaela ümbert lahti päästetud. 9 aastat kestnud ülesehitustöö järel oli võimalik Sassiani talu uksed taas avada külastajaile. Sassiani on valmis. See paarsada aastat tagasi loodud ehitusime on taastunud. Ime, millele pani aluse üks Kullamaa pärisori, tema jõud, mõtteerksus ja meistrikäed. Sassiani taastamine kujunes nii Vabaõhumuuseumi etnograafidele kui ka Tallinna restauraatori ehitajatele tõeliseks proovikiviks. Vanasti ju öeldi, et detsembris varutud palk peab vastu 150 aastat, jaanuaris varutud palk peab vastu 80, veebruaris 60, märtsis 40 ja aprillis vaevalt 30 aastat. Ja siis vaadati ka veel kuufaase ja näiteks see, et okaspuu palki pidi kindlasti võtma noore kuu ajal ja kõva tuulega ja see palk pidi langema kõva tuule poole. See näitab kõik seda, kuivõrd tähtis oli ühe elumaja materjali valimine. Meie siin muuseumis omalt poolt ei saa alati sellega arvestada, mis ajal see palk on võetud. Ja peab ütlema, et ka Sassiani materjalis on väga palju ka välja praagitud ja kui aus olla, siis ehk oleks veelgi pidanud välja praakima. Ja raske on ka selles mõttes, et see materjal on ju niivõrd eriilmeline. Õnnestus saada need suured juurpuu palgid, need on pärit Tudu kandist, Põhja-Eestist. Siis on siia toodud Harjust ja Võrumaalt ja ühesõnaga üle Eesti on seda materjali siia kokku tulnud. Ja veel, mis oli, Sassiani oli omal ajal ju ehitatud 19. sajandi algul, siis ei olnud ju veel olemas saagi talurahva käsutuses. Ja kõik see oli kirvetöö. Meie aga saame metskonnast ju saega maha võetud palgid ja siis oli Tallinna restauraator pidi kõik need palgid kirvega uuesti üle käima, et jätta vähemasti muljetki, et need on maha võetud siiski kirvega. Nüüd me oleme teinud ka muutusi siin Sassianil, sest võib-olla inimesed, kes enne seda siin käisid, ei tunne praegu seda Sassianit ära. Kõigepealt on aknad on väiksemad, sest arvata võis, et kui see maja ehitati, siis ta ei olnud mitte selliste suurte akendega, nagu ta ka meil enne oli. Ja teine uuendus on näiteks ka see kojast rehetuppa viiv uks, mis varem oli 2 poolega uks. Meie tegime ta aga Karl Tihase monograafiast võetud analoogi põhjal, nii et nüüd on ta lükkand uks. See on ka omamoodi huvitav, sest me oleme arhitektuurimuuseum ja meie eesmärk on siiski näidata seda, mismoodi ta võis algselt olla ja mismoodi Eesti taluarhitektuur huvitavam välja näeks. Siin kõlas juba sõna sümbol. Tõepoolest, mida lihtsam ja mida enesestmõistetavam üks asi on, seda enam on ta ühtlasi ka sümbol. Pikki aastakümneid, kümneid suvesid ja kümneid talvi
inimeste eluasemeks olnud hooned ei ole ainult mitte inimeste eluasemed, vaid nad on muutunud inimese elu sümboliks. Pidulikuks minnes võiks öelda suure algustähega ja võib-olla mingis mõttes inimelu enda sümboliks üldse. Ja kui niisugune sümbol hävib, siis ei ole see ka mitte lihtsalt ühe hoone hävimine, vaid see on kurjuse, destruktiivsuse, vandaalsuse ja vaenu sümbol, niisuguste aktide sümbol, mis hävitab seda, mis on kellelegi kallis ja oluline. Ja vastavalt ka tänane päev, kui need hooned on uuesti üles raiutud, ei ole mitte lihtsalt ühe maja tuhast tõusmise märk, vaid me peame alati meenutama seda, et miski, mis on hävinud, miski, mis on tulega hävitatud, ei tõuse tuhast iseenesest, vaid ta tõstetakse tuhast. Paraku juba põhimõtteliselt ei saa need hooned uuesti taastada seda aastakümnete pikkuse inimelu hõngu, mis nendes vanades seintes oli. Kuid uuel kujul, taastatud kujul, tuleb nendele hoonetele juurde üks uus ja seni olematu mõõde. Nad hakkavad sümboliseerima nüüd meie kustumatut huvi oma esiisade ja esiemade elukorralduse vastu. Ja veel enam ja veel tähtsam on see, et nad sümboliseerivad meie vastuseisu kurjusele, meie vastuseisu, meie võimet ja püsivust vastu seista kurjusele, hävingule ja kaosele,